Miks me üldse peaksime siis kanepit kasvatama? Või miks me seda kasvatame? Et üks viimasel aja olulisemaid tegurid on see, et kanep on päris kliimasõbralik taim. Nii et selles mõttes, kui me vaatame kanepit kui sellist, siis suurimad süsiniku sidujad ei ole. Et kanepi kasvukiirus on väga suur, ta on väga kiire kasvuga ja mida kiirema kasvuga taim on, seda kiiremini ta omandab, siis salvestab CO2 endasse ja annab selle mullale siis süsinikuna tagasi. Kahtlemata võiks väita ka seda, et kanep oma omadustelt, üks asi on see, mis asi on see seeme üleval, teine asi on siis, mis on see vars. Et vars koosneb siis kiust ja luust ja mõlemad eraldiseisvad materjali, siis nii kiud kui luud kasutatakse siis plasti asendusel ja väga palju ka ehitusmaterjalides. Me ise oleme kanepit pigem kasvatanud sellise algul alternatiivkultuurina, mis toob siis esile selle, et vähendab meie kemikaalikulu oluliselt. Nimelt siiamaani ei ole me kanepi kasvatamisel kasutanud herbitsiide, fungitsiide, inseksiide, mis teeb temast tõenäolisemalt kõige keskkonnasõbralikuma taime külvikorras. Ja arvatavasti ka selle tõttu on keerulistel aastatel, kui on olnud põuased aastad, hästi kuivad ja kuumad, mis tulenebki siis kliima muutumisest. Kliima muutumine on meile endale hoovi peale jõudnud või ukse taha. Et selle tõttu tuleb validagi taime, mis sellele paremini vastu peavad ja millega me suudame siis oma tulubaasi ikkagi säilitada, sõltumata siis ilmastiku protsessidest, mis meid võivad tabada. Ja seetõttu kanep on osutunud kuivades ja kuumades ilmastikuoludest üheks vastupidavamaks taimeks. Ehk lühidalt võttes, kui niiskel ja jahedal aastal toimib väga hästi talinisu ja võib-olla ka taliraps ja kõik muud sellised kultuurid, põlduba, siis kanep on just nimelt see kultuur koos maisiga, mis toimib sellisel aastal, kui alternatiiv või tavakultuurid ei tööta. Ehk ta on põllumehel paketis üks riskiajutusi ja riskiajutus stabiilse tulu saamisel on väga oluline. Eks need, kes kanepit kasvatavad, teavad, et kui kanepi koristuseks läheb, mõningal määral on koristusega tehnilisi küsimusi kombaini seadistamisel, et see pikk kiud ei umistaks kombaini. Aga üks eelis on see, et sel ajal, kui kanepit koristatakse, on tavast ülejäänud kultuurid koristatud. Et meil on vaba ressurss piisavalt olemas selleks, et see kultuur täpselt õigel ajal koristada. Kindlasti kanep täidab oma osa külvikorras ka vahekultuurina ehk sellise kultuurina, mis katkestab kõikide tavapäraste kultuuride haiguste ahelad ja omakorda siis tõmbab sügavalt juurtega välja erinevaid toitainet, kaaliumit, fosforit ja tõmbab nad ülemistesse kihtidesse, kus siis nõrgema juurestikuga taimed on suutelised neid omastama. Heaks näiteks on sel aastal kasvanud suvinisu, mis sai külvatud kanepi järgselt ja mis andis väga hea saagi, võrreldava saagi talinisu saagiga ehk natuke üle 6 tonni hektarilt kanep eelviljaks ja me oleme selle tulemusega väga rahul. Nii et pigem julgustakski põllumehi kasvatama ja vaatama rohkem kultuuride poole, mis võib-olla erinevadki tavalistest kasvatatavast kultuuridest, sest kuhu see maailm muutub, kliima muutub, turud muutuvad ja me peame nendele reageerima, et püsida vähemalt samasuguse tulutaseme juures ja suuta investeerida. Kanep oma saagikuselt kindlasti tonnide mõttes on hektarilt suht tagasihoidlik. Selle kompenseerib suhteliselt kõrge tonni hind ja seetõttu on seal huvitavad aspektid, et kuna kanepi saagikus on sõltuvalt siis maapinnast ja väetamisest umbes 0,8 kuni 1,5 tonni hektarilt, siis selle käive hektari kohta on päris korralik, küll aga tonnaaži on vähe. Ja kuna tonnaaži on vähe, siis
tekib oluliselt väiksem vajadus transpordi mahule, oluliselt väiksem vajadus ka ladudele ja kuivatusmahule. See tähendab seda, et meil tegelikult sama hektari tulukuse juures on oluliselt vähem massi käidelda ja seetõttu see on üks aspekt veel, millega võib-olla enamik inimesi ei arvesta, pannes selle kanepi nagu kalkulatsioonidesse, et mahud on seotud transpordikuludega ja käitluskuludega ja see on väga oluline aspekt. Sadal Agro on kasvatanud kanepit juba päris mitmed aastaid ja meie külvikorda sai ta juba siin aastal 2015-16, kui me esimest korda siin kanepi kasvatusega pihta hakkasime. Ja me oleme alati olnud selline ettevõte, kes otsib siis ka sellised uusi huvitavaid kultuure, selliste tavaliste kultuuride alternatiiviks, nagu on nisu, raps ja oder, et mida siis leida endale veel külvikorda, mis siis esiteks aitaks meil külvikonveerit teha pikemaks, koristuskonveerit pikemaks, et kõiki neid töid, mis on tekinud põllu peal, ka paremini hajutada. Ja kanep on meil jäänud jätkuvalt selleks heaks kultuuriks, mida me siis oleme jäänud viljelema. Ja siis just selle tõttu, et esiteks kanep ei ole väga valiv mullatüüpide suhtes, et ta kasvab väga edukalt erinevatel mullatüüpidel. Ja meil on siin ka, nii nagu ka paljudel teistel Eesti põllumeestel on nii savimaad, liivamaad, turbomaad, aga kanepiga saab tegelikult igal maal väga hästi viljeleda ja temaga seal toimetada. Ja näiteks ka turbomaad, mis on paljudel tegelikult täna külvikorrast jäetud välja, siis kanep sinna sobib kasvatamist väga hästi. Mulla puhul lihtsalt, mis on väga oluline, on see, et tuleb vaadata, et see muld oleks piisavalt õhuline, et taim saaks juurde hästi minna juurekavaga sügavamasse mulda, et see juurekava jääks väga pinnapealne, et seda peab kindlasti jälgima ja ütleme turba või liivasmuldade puhul ei ole see väga probleem, aga savimaade puhul siis ilmselt sellist etteharimist peaks kindlasti tegema, on siis künd või sügakobestamine, et mingit lisakäiku seal peaks vaatama. Kuigi meie see aasta esimest korda ka külvasime kanepit otsekülvis ja õnnestus ka väga hästi. Nii et igaüks peab teadma oma mulda, kuidas sinna läheneda ja kuidas siis seal toimetada, et see kanep saaks seal võimalikult hästi kasvama. Kui me räägime külviajast ja koristusajast, siis eelpool oli juba mainitud, et see koristusaeg on kanepil suhteliselt hiline, mis viib ta ülejäänud kultuuridest konveierist väljapoole, seda vaba ressurss on olemas. Sama tegelikult kehtib ka külviaja suhtes. Kuigi iga taim tahab sooja, selleks, et inimest keskkond oleks soodus ja võimalikult kiiresti taim saavutaks umbrohtude ees konkurentsieelise, siis kanep on siiski selline kultuur, mida võib külvata juba päris madalate temperatuuridega. Erinevalt siis odrast või siis näiteks nisust või siis kas või tatrast, mida siis öökülm võib kahjustada, et kanepil seda probleemi ei ole siiamaani täheldanud ja estika näiteks on üks sort, millega saabki siis ka külvina viia külvikorrast siis esimestesse külvidesse ehk samal ajal, kui me külvame kaera või me külvame hernest, samal ajal võib vabalt külvata ka kanepit ja sellega kanep saavutaks piisava siis temperatuuride summa selleks, et ta ka varem valmiks. Et praegu me viibime siin siis 2. oktoobril, vaatame seda kanepit ja vaatame, et see on päris roheline. Tegelikult see on peaaegu juba koristuseks valmis. Lähiajal kuivad ilmade saabudes tulevad siia kombainid peale. Jah, tavaliselt see kanepi koristus selle estika puhul on jäänud kuskil 15. oktoobri paiku, siis kui ka põllumeestel on enamik silo juba tehtud, et selles mõttes on ka, siis ikkagi ka loomakasvatuse ettevõttes see üks taimedest, mis võib külvikorras siiski olla, et hajutada sügisesi töid. Aga jah, veel kord, et kevadel on ka tegemist taimega, kes ei allu öökülmadele, nii et seda võib julgelt ka külvata varakult. Oluline on tagada piisav mulla õhutatus ja mitte mulda kinni tampida külvi ajal. Et sellised väiksed aspektid on olulised ja parim võimalus seda teada saada on nende põllumeeste käest, kes on seda kanepit kasvatanud ja seemne edasimüüjalt Nordic Hembit, kus on siis tunnustatud agronoomid, kes oma kogemustest, oma ebaõnnestumisest lähtudes suudavad ka nõu anda.
Kanepi külvinorm on 120 idanõuet teraruutmeetrile, mis suurusjärk oleneb 1000 terakaalust ja idanõust võib olla siis 30 kuni 33-34 kilogrammi hektari peale. Miks külvinorm on oluline ja miks sellega saab tulla allapoole, sest et kanepi taime tihedus ruutmeetri kohta peab olema piisavalt suur, et ta suudaks varjutada maapinda. Sest kanepile täna ei ole ühtegi herbitsiidi teha tavakasvatuses, mis siis umbrohtumust suudaks tagasi hoida, ehk siis taim ise on ainuke, mis siis annab seda nii-öelda varjutatust ja alt tulevad umbrohud ei saa pääseda võimule. Nagu kõik teavad, siis mida pikem on külvikord, seda parem on tegelikult teil mullaviljakus, seda paremini on alla surutud erinevad haigused, kahjurite surm on väiksem ja kanep sobib ka seetõttu teile kindlasti külvikorda, et see suurendab teie kultuuride valikut, mida te siis saate külvata ja mille vahel valida. Et kanep sobib väga hästi haiguste tsükli läbilõikamiseks, teraviljade puhul. Kanep seob väga palju süsinikumulda, nii et kui teil on süsinikuvaesed mullad, siis ka sinna tegelikult kanepit kasvatada ja viljelema hakata on väga-väga mõistlik, et läbi selle te saate parendada oma mulla kvaliteeti ja viljakust. Kui nüüd rääkida väetamisest, siis meil on kanepit nii tavas kui mahedas, siis tavakanep saab ka väetist ja me kasutame seal sellised lihtsad NPK-sid koos külviga, kas on 15-15-15, 14-14-21, 16-16-16, sellised tasakaalustatud valemid, mida siis kanepil kasutada circa 200-300 kilogrammi hektari peale. Ehk see sõltub jällegi mulla viljakusest, et igaüks peab jällegi teadma, mis see fosforikaali tase seal mullas on. Ning lisaks läheb siis külvi ette ka kuni 200 kilogrammi ammooniumnitraati täiendväetamiseks ja see ongi kogu väetamine, mis siis kanep saab ja siis sealt saab ta see hea kasvujõu kätte, et siis areneda kiiresti minema, hakata põldu varjutama, hoida siis umbrohtumust tagasi ja anda võimalikult head saaki. Kanepi koristust ilmselt päris mitud põllumehed pelgavad ja kardavad, et arvavad, et see on kuidagi väga-väga keeruline. Võin öelda julgelt, et see hirm on alusetu, et kanepit saab väga edukalt koristada, lihtsalt peab olema väga teadlik, kuidas käituda, et selle iga punkri täitumise puhul ilmselt tuleks vaadata korraks üle kõik sellised nähtavad liikuvad osad, et kas on vaja sealt mingit ümberkirjunud kõit natukene lahti lõigata ja sellest täiesti piisab ja need kestavad teil kombainid ilusti kanepi koristuse lõpuni välja ja suudate sellega tegelikult suuri muresid vältida. Et mingit eritehnikat meie kasutus ei ole, me käime siin koristamas täiesti tavalise klaasikombainiga, McDonni heeder on ees, ümberlaadimiskärud, kõik on täpselt nii samasugune, nagu me koristaks nisu, otra või rapsi, nii et see ei eelda mitte mingit erikäitlemist, välja arvatud siis jah see, et see kaup, mis põlluvad koristatakse, peab jõudma võimalikult kiiresti kuivatusse ja kuivatamisprotsessi sisse. Enne kanepi koristamist muidugi tuleks jälgida seda, et kõik kombainid, transpordivahendid oleksid puhastatud, et seal ei oleks mingisugust eelneva vilja või siis veel mingisuguseid muid osiseid, mis võiksid rikkuda kanepi kvaliteedi. Ja muidugi tuleks kanepi koristuse puhul olla ka tähelepanelik selles osas, et koristus algab septembri lõpus, kestab oktoobris ja sellel ajal on ju päevad juba oluliselt lühemad, kui on suvisel viljakoristusperioodil. Meie kaste läheb ära alles kella 9 võib-olla ja koristusaken jääb väga väikeseks. Sellepärast tasuks kindlasti vaadata, et koristusvõimsust kombainide näol oleks piisavalt ja väikese varuga. Kui võrrelda teraviljakoristusega, siis on see tegelikult 3 korda aeglasem töö. Kuna kanepi koristus võib jääda hilisemasse perioodi, oktoobri keskpaika või isegi lõppu ja tihtipeale kanep kasvab ka oluliselt turbosematel maadel ja võib-olla natuke niiskematel maadel, siis koristustehnika puhul oleks alati hea, kui on olemas näiteks 4-veoline kombain või topeltratastega kombain. Kombain ise ei tohiks olla rootorkombain, võiks olla kindlasti klahv ja hilise koristuse puhul on alati need riskid, et võib olla erinevat pinnavett juba tekkinud põldudele ja sellega tuleks kindlasti arvestada. Võrreldes teiste kanepisortidega on estika koristusajal rohelisem ja võib ka tihtipeale ära petta siin peas see, et ta hoiab
oma viimaseid õielehti seemne ümber oluliselt tugevamalt ja oluliselt kauem kinni. Ja kui kontrollida küpsusastet, siis tuleks hästi hoolikalt kindlasti võtta ka need samad rohelised viimased õielehed seemnete ümbert ära, et näha, kas seal sees on küpsseeme või mitte. Kui seal on küpsseeme olemas, ei tasu üldse muretseda ja võib seda põldu hakata koristama, sest et kuivatis tuleb see küllaltki hõlpsasti ümbert ära. Koristuskõrgus tuleks valida vastavalt põllu taimikule. Siin oleks see siis õige valida nende taimede järgi, et ka madalamad saaksid kombaini sisse ja ei tasu ära ehmatada, kui mõne koha peal ongi taimed oluliselt madalamad, kas või kuni põlveni. Need on endiselt seemneid kandvad taimed ja tuleks ära koristada. Seal tuleb lihtsalt heeder madalamale lasta. Kui kõrgelt kanepit koristada võiks? Kanepit koristame nii kõrgelt, et me kõik seemned kokku saaks koguda ja samas võtame võimalikult vähe varrematerjali koos kiu ja luuga kombaini sisse töötlemiseks. Kui kogu taim näeb välja selline, siis lõikamegi ta nii kõrgelt, kus seemned asetsevad. Ja kui ta on maha lõigatud, siis põllu peale jääb selline peameetrine, umbes 95 sentimeetrit kuni meeter, selline tüü, mis siis koosneb luust ja kiust ja jääbki ta põllu peale kuni kevadeni. Sellepärast, et kevadine koristamine on oluliselt lihtsam kui sellega sügisel tegeleda. Sügisel tegeleda on suhteliselt võimatu, sest ta on maa küljes kõvasti kinni. Teda kuidagi randaalida on keeruline. Niita teda ei ole ka hea, sellepärast, et kiud kipub niiduaparaati kindlasti põlema panema. Aga kui ta nüüd on talvel siin sellisena ära leotunud, ehk siis seda kutsutaksegi põllul talviseks leotuseks, kus tegelikult kanepi vars mädaneb mullaga kokkupuutepunktist ära, ehk siis siit samast. Ja ta tuleb kevadel ülilihtsasti maa küljest lahti. Ehk siis kui kevadel võtta see sama taim ja seda õrnalt jalaga koksata, siis siin samas on kohe murdumispunkt. Ja meie kevadise koristuse tööriistaks ongi tegelikult kaaruti või vaaluti, millega saame me ühtlase vaalu ja siis sellega kohe panna paki pressiga nelikanti kokku. Materjal, mis põllu peale jääb, koosneb siis luust ja kiust. Kiud on seesama väline kiht ja luu on sisemine osa, mis leotatuna ja kuivatatuna on väga hea materjal näiteks kanepibetooni valmistamiseks. Kanepibetooni valmistatakse siis sellest samast sisemisest osast, mis on kanepiluu. See segatakse lubjaga ja saadakse ehitusplokid. Kiudu, kui ta on siit ilusasti lahti tulnud peale leotusprotsessi, siis saab seda kasutada näiteks tekstiilitööstuses. Kevadel põhku koristatakse nii, et tullakse sellisel kõige kuivemal ajal, kui see põhk on siin kõik ilusasti kuivanud, ta ei kuku maha, vaid jääb püsti ja tema ainukeseks kogumisvahendiks oleks siis vajalik vaaluti. Eraldi niita ei ole tarvis, vaid tullaksegi vaalutiga siia põllule ja pannakse materjal kokku vaalu. Ja järgmine tööriist, mis põllule tuleb, ongi siis juba heinapress või pakipress, millega saame materjali ära viia. Tähtis on lihtsalt see, et need varred oleksid piisavalt kuivanud ja siis on see materjal valmis transpordiks. Selleks, et kanepi kvaliteeditingimused oleksid tagatud, tuleb põllult kogutud seeme viia võimalikult kiiresti kuivatisse. Kuivatustemperatuur ei tohi ületada 50 kraadi kanepi puhul. Kui varasemalt on tekkinud isekuumenemine
märjal kanepiseemnel, siis seal on kohe ka suurenenud E. coli risk. Seda hiljem tagasi pöörata on väga keeruline, sellepärast tulebki kohe saada põllult kogutud seeme kiiresti kuivatisse. Kui märkkanep on põllult kogutud, siis oleks soovitatav enne kuivatit see läbi lasta ikkagi ka eelsorteerist, sest et sellega me vähendame juba väga oluliselt niiskusprotsenti. Üldiselt normaalne vahemik kanepi niiskusprotsentidel on selline 20–25, aga juhtub ka, et on üle selle. Ja selleks ongi väga hea, kui on olemas eelsorteer, et me võtame sealt välja sellist rohelist massi, mis oleks liiga suur kulu kuivatamiseks. Kuivatatuks saame kanepiseemet lugeda siis, kui tema niiskusprotsent on 6–9%. Aga kindlasti ei tasuks jätta seda ülemist piiri sinna 9 lähedale. Turvaline oleks võtta eesmärgiks 8,5 vähemalt ja siis saame kanepi ilusasti kuivatatud. Kindlasti kehtib ka see reegel, et mida vähem kanepit hiljem liigutada, töödelda, elevaatoritega transportida, kraapidega või tegudega liigutada, siis seda parem on tema kvaliteet hiljem ja seda vähem me rikume kanepiseemet töötlemise käigus. Nüüd me oleme siis kanepipõllul. Sordiks siin on Estika. Kanepi puhul on olemas isastaimed ja emastaimed. Juulikuus on need taimed suhteliselt sama rohelised ja sama suured. Aga koristusajaks, kui seemned hakkavad küpsema, siis isastaimed teevad emastele ruumi juurde ja surevad sisuliselt täiesti ära. Siin on siis Estika kanepi emastaim, mis on koristuseks sisuliselt valmis. Seda valmimist on võib-olla keeruline esialgu kohe hinnata, aga et saada ülevaadet seemnete küpsemisest, tuleks pea avada jõuliselt ja vaadata siia sisse neid seemneid. Sest et Estika võrreldes teiste kanepisortidega püsib veidike rohkem roheline ka koristusajal. Aga kui see pea avada ja vaadata seemneid, siis valmis on kanep koristuseks siis, kui siin on ligi 80% ulatuses seemned küpsenud. Ja küpsenud on seeme siis, kui tal tekib selline pruunikas, hallikas jume ja kui seeme omakorda lahti võtta, on siis seespool näha, et ta on täiesti täitunud sellise valge pähklikesega. Võrreldes teiste kanepisortidega, mida varasemalt Eestis on kasvatatud, võib öelda, et Estika seeme on suurem. Tema seemne üle 3 millimeetri seemnete protsent on ligi 95%. Ja see on väga oluline just seemne hilisemal puhastamisel. Sest et kui on võimalik puhastada välja kõik alla 3 millimeetri olevad ebapuhtused, siis sellega me saame oluliselt kohe vähendada näiteks konnatatra ja muude umbrohtude seemnete sisaldust kanepis. Tänu sellele, et Estika kanepiseeme on nii palju suurem kui tema konkurentide oma, siis on ka oluliselt parem seda hilisemalt töödelda, koorida ja tekivad väiksemad kaod. Estika kasvatamine on tulusam nii põllumehele kui ka töötlejale, sellepärast et tema seemned on suuremad ja sellega seoses on ka väiksemad töötlemise kaod. Nordic Hempi kliendid küsivad tihtipeale, kas on tegemist Estika sordiga, sellepärast et nad on meilt harjunud Estikat ostma ja miks nad seda kindlasti tahavad saada, on see, et siin kasvanud seemnes on THC sisaldus väga väike. Meie lõpptootes võib olla THC sisaldus kuni 3 milligrammi kilogrammi kohta ja Estika puhul on see kindlasti alati tagatud. Teine aspekt, miks kliendid soovivad saada Estikat, on just see, et me saame siin tagada kvaliteedi oma
seemne suurusega. Ehk siis, et me ei pea neile müüma liiga väikest seemet. Põllumehe jaoks on estikat turvaline kasvatada THC vaatenurgast, sellepärast et estikaseemnes ei ole kunagi olnud THC sisaldus isegi mitte 3 milligrammi lähedal, mis on tänane piirnorm Euroopa Liidus. Estikasort on võrdlemisi uus kanepisort. Sellel hooajal on estika põldudel 3. hooaega ja seda ei tehta ainult Eestis. Meil on ka Saksamaal, Lätis ja mujal Euroopas partnerid, kes kasvatavad estikasorti ja on siiamaani rahul. Saagikuse kohta võib öelda nii palju, et see on kanepile omaselt väga varieeruv. Saagikus võib olla 400 kilost kuni 1100 kiloni hektari kohta. Estika kasvatamine õnnestub nii mahedas kui tavapõllumajanduses ja mõlemad variandid on meie jaoks väga oodatud. Kui me alustasime kanepi kasvatusega aastal 2016, siis enam levinud sort, mida me kasvatasime, oli Finola. Finolaga oli kõik hästi, et Finola oli sort, mida oli päris mugav koristada, aga Finolaga ilmes järjest rohkem üks konkreetne probleem. Nimelt THC näit, mida Euroopa Liidus oluliselt kontrollitakse ja kontrollib ka meie Põllumajandusamet ja PRIA. Toidu sees teatud ületamine ei ole lubatud ja siis, kuna sellistel põuastel aastatel, kus just kanep on saagikas ja vastupidav sellistele ekstreemsetele kliimadele, läks just see THC näit ülespoole ehk taim reageerib THC tõusuga ekstreemumite vastu. Ja sellega seoses siis need näitud läksid paigast ära ja me hakkasime otsima siis uut sorti. Sorti katsetati erinevad ja nende sortide katsetuse tulemusena siis üks sort, mis jäi siis ütleme vee peale, oli siis estika. Estika on siis selline sort, mis on suurema biomassiga, suurema sellise nagu tõlviku osaga. Tema seeme on suurem, õlisus on pigem väiksem, mis teeb tast mugavama objekti siis sorteerimiseks, et sorteerida ei saastu õliga, mis siis raskendavad seemnete separeerimist. Ja teisalt siis THC näit on väga madal, mis annab võimaluse seda seemet siis turustada ka sellistel turgudel, kus see THC näidu määr on väga oluline siis tarbijale. Ja kahtlemata on ka tööstustele see ülioluline, sest isegi kui sellest seemnest teha õli, siis see õli pressides see THC-l kipub kontsentreeruma seal õlis ja see õli ei vasta siis nõuetele, mis on Euroopa Liidus lubatud. Kui rääkida kanepiturust ja võtame näiteks algul kanepi seemneturu, siis kuna kanep on valgurikas kultuur, siis nii-öelda taimsete valkude tarbimine maailmas järjest kasvab ja mitte ei kasva ainult nii-öelda Euroopas, ka viimastel aastatel väga jõudsalt ka Põhja-Ameerikas. Ja see on taganud kanepi seemnele stabiilse kasvu ja turu. Et kui siin ütleme aastaid tagasi, 10 aastat pluss tagasi oli turg veel natukene kõikuv ja otsis kohta, siis nüüd viimased aastad on turul see kasv ja nõudlus käinud käsikäes, mis annab nii-öelda lineaarse kasvu turul, mis on väga stabiilne ja kindel nii-öelda valik nii kasvatajale kui töötlejale. Kuid kui siia lisada ka kanepi kogutaimeväärtus, siis kanepivars sisaldab nii-öelda kanepiluud ja kanepikiudu. Kanepiluust on võimalik teha ka kanepibetooni, mis on ehituses järjest kasvav trend. Kanepibetooni on väga suuri eeliseid tavalise betooni ees. Üks on nii-öelda tema antibakteriaalsus, teine muidugi ökoloogiline jalajälg. Ja kui betooni tootmisel nii-öelda lupja töödeldakse ja mis on väga nii-öelda energiakulukas, siis kanepi betooni puhul kasutatakse lupja enam-vähem sellisel kujul, nagu nii-öelda lubi kaevandustest tuleb. Teise aspektina nii-öelda kanepiluu nii-öelda ligniini, tselluloosi ja ka kütteväärtuse sisaldus on tegelikult suhteliselt sarnane kasepuiduga.
et kui siin järjest nii-öelda vähendatakse raiemahte ja vaadatakse selles aspektis, siis tegelikult kanep on taim, mis saab selle ära katta. Lisaks kanepi luule on kanepivarrest ka kanepikiud, mida kasutatakse autotööstuses kanepiplastiku tootmisel ja ka tekstiilitööstusel. Et kui me teame, et circa kolmandiku maailma põhjaveest kasutab ära puuviljatööstus, siis kanep on sellele väga hea alternatiiv ja järjest rohkem nii-öelda liigutakse selles suunas, et kanepi kiudu kasutada tekstiilitööstuses. See üleminek ei pea olema 100%, aga järjest rohkem puu või tekstiili sisse nii-öelda lisaks puuvillale panna ka kanepi kiudu ja see saab olema järk-järguline ja tänu sellele on ka viimastel aastatel kanepi kiu nõudlus kasvanud. Järjest rohkem tekib kiutehaseid, mis tekitab ka nii-öelda põllumehe jaoks kindlama tunde, et tal on rohkem ostjaid. Meie Nordic Hembis otsime järjest võimalusi, kuidas väärindada kogu taime. Meil on mitmeid välismaised koostööpartnereid, kellega otsime lahendusi just meie Eesti kliimas kasvanud varte väärindamiseks. Praegu on meil käimas mitu erinevat testi selle raames ja oleme ka viimased 3 aastat kogunud põllu pealt kanepipõhku ning siiamaani testid näitavad positiivset tulemust ja liigume õiges suunas. Ehk siis kohe varsti aasta-paari jooksul oleme ka Nordic Hembiga valmis pakkuma kanepipõhule alternatiivi nii põllumehele. Tänu Nordic Hembile pakume tulevikus põllumeestele ka nii-öelda 2 saaki aastas, sügisel seemne näol ja kevadel kanepipõhu näol. Kanep taimena toetab väga hästi CO2 neutraalsusele üleminekut. Kuna järjest suuremad on surved nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas läheneda CO2 neutraalsusele, siis kanep nii seemne kui varrena pakub alternatiive. Tavapärane ja klassikaline põllumajandus on väga suurtes muutuses praegusel ajal. Nordic Hembi meeskond töötab igapäevaselt selle nimel, et luua parem positsioon kanepile ja tutvustada Eesti põllumeestele kanepi kasulikkust ja kasvatamist. Nordic Hemp täna ekspordib enam kui 20 erinevasse riiki ja 3 erineval kontinendil. Meil on väga tugevad koostööpartnerid ja nõudlus meie kvaliteedi ja meie toodete vastu ainult kasvab. Nordic Hemp pakub võimalust sõlmida eelleping kanepi kasvatuses, mille raames anname kevadel külviseemne ning sügisel ostame saagi ära kokkulepitud hinnaga.